Anti Poolamets, teie olete Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmena nüüd välja tilkunud raporti ka üks koostajaid ja neljapäeval avalikustatakse Riigikogus. Aga täna võib juba ka öelda, et see on ikka kõva kriitika, mis on tehtud siis ka riigikaitse olukorra kui ka riigikaitse ja kaitsejuhtide suhtes. Nii et kuidas te kommenteerite seda? Tegu on hästi mahuka materjaliga, 250 lehekülge ja käsitleb ka erinevaid teemasid, mis on riigikaitse seisukohalt kriitilised, aga käsitleb ka demograafia teemat, käsitleb infosõja teemat, aga tuum on muidugi erinevate juhtimislahenduste peal. Näiteks, miks Kaitsevägi on andnud ära personali teemalise otsustamise Kaitseväe juhatajalt, et kui palju on see tegelikult Kaitseväe arengut mõjutanud, tekitanud ja süvendanud personalipuudust. Nii et vigade ahelad tulevad juba viimase 15 ja veelgi kaugema aja otsustest ja see on põhjalikult lahti võetud. Selleks, et saada head sisendit, tehti hulk intervjuusid Kaitseväega seotud ekspertidega, räägiti ka Siseministeeriumiga, elanikkonnakaitse suuna küsimused võeti ette. Ehk siis see baas aruande raporti tegemisel on olnud hästi lai ja see ei ole mingi essee, see on uurimus, võiks öelda, ja Eesti väga tihedalt kogu Kaitseväe arengus, kogu tema ajaloo jooksul sees olnud inimeste vaade samamoodi, nagu kindral Kiili, kes on endine Kaitseliidu ülem, nagu ka Leo Kunnas, kes on olnud ikkagi aastaid Kaitseväe teema analüüsija, selle kohta kirjutaja, siis ka Alar Laneman, kes on olnud kunagine peastaabi ülem ja mäletab samamoodi neid otsuseid, mis viisid Kaitseväe mitmes punktis kõrvalteele. Ja mul on olnud ka hea meel selle raporti koostamise juures olla. Ma nägin, kui põhjalikult töörühm tegi tööd ja nagu öeldud, et palju oli juhtimisteemalist analüüsi, palju on üldise pildi loomist, aga veel üksikutest näidetest tõesti ka relvahanked, võtame siis Türgi soomukite hange, et miks pidi selle tegema siis samal ajal justkui kingitusele Türgile, et ta hoidis pikalt kinni Soome ja Rootsi liitumist NATOga, et siis milline siis see välispoliitiline sõnum tegelikult oli, et me läheme riigist tellima ja testimata soomukeid sellel ajal, kui ta teeb väga tugevat välispoliitilist tööd meie liitlaste, võtmeliitlaste tuleku kahjuks. Et sellised asjad on nagu kaasuspõhiselt hästi sügavalt läbi võetud ja ka väga veenvad minu hinnangul, ehk siis ma loodan, et see arutelu kestab ikkagi mitu kuud ja veel, et selle loevad läbi riigikaitse otsustajad Kaitseväes, selle loevad läbi riigikaitse otsustajad Kaitseministeeriumis, selle loevad läbi poliitikud, ehk siis raporti mõte ei ole ju ainult kritiseerida, vaid kuidas leida lahendusi, ja kuidas mõned asjad ka paremaks teha, nii et ma usun, et ehk see viib mõnede muudatusteni Kaitseväe juhtimisstruktuuris, nagu nimetatud, et personali valimine peaks jällegi minema Kaitseväe juhataja otsealluvusse ja mitmed teised probleemid, mis vajavad lahendamist.